No nii, vaatame edasi seda kraavi. Ma lihtsalt ei saa jätta imetlemata seda paksu musta mulda. Ma arvan, et selle metsa võiksin üldse maha võtta, teha sellest kuivastuses põllumaa, sealt tegelikult on. Siin on olnud põllumaa, siin oli tegelikult ristikupõld oli kuskil 60 aastat tagasi. Aga lähme vaatame. Nüüd siin on näha näiteks selline ilus huumusorisont, siis on väljauhta horisont ja siis on savi ehk lii horisont. Ja siin on näha, et on natukene rauane ka see asi. See on natuke tumedam. Kas on seetõttu, et siin on soine pinnas. Nüüd lähme vaatame, siin on igasugu huvitavaid juuri. Minu meelest on, see on siin päideroog, kuigi põhimõtteliselt võib ka pilliroog olla natukene. Nii, lähme kaeme. Siin nagu ongi turbasem see asi, siin on, see on, ütleme, T3 turvas osa, üsna lagunenud turvas. Ja oi, see lugu on siin üsna märg, peaks märkima. Et siit välja jookseb. Juba ma peaksin siia selle peale ronima. Aga no jah, siin on vesi juba üsna roostane tegelikult. Vaatame, kaeme lähemalt. Siin paistab, et on toorhuumus ja siin on natuke turvast. Siin on veidi natuke turvane. Seda kaardi peal näitab ka, et siin on hästi lagunenud turvas T3. Vaatame edasi. Enne oli siin suurema veega ajal oli päris huvitav mütata, sest pinnas isegi õõtsus natukene mõndades kohtades. Ja siin vaatame, mis siin paistab, siin on noh, selline ilus huumusorient on ka tegelikult. Ja siin on siis leetunud muld. Ma isegi ei tea, mis seal tagapool oli, mis muld, ei mäleta praegu peast öelda, aga see on selline ilus vallikane, et soovimatud isikud meie maa peale sõidaks. Ikka kraavikene ka siis. Nii, panen praegu pausi peale, siis lähen teise kraavi aru otsa. Noh, nii, siin on näha veel natuke mustikut kasvab siin. Pohla on ka. Tegelikult siin oli kõvasti pohla, aga keegi ei taibanud siit korjata sellel aastal. Tagant paistab eriti palju. Siin on vahelt on ka näha üsna palju pohla. Ja siin on mustikuvaaris on kõvasti, ehk siis järgmine aasta vaatama tulla. Ja siin on natuke võsahunnikuid, natuke harvendatud seda asja. Võsa hind on küll natuke alla läinud viimasel ajal, aga ma arvan, tasub ikkagi teha, viia hakkaks. Nüüd üsna hiljalt oli Saksamaa kõvasti tuulemordu. Aga see tuulemord võtab nüüd seda puidu hinda all, nii et ma arvan, et see sellest tuleb. Nii, ja sealt kaugusest on juba näha teist kraaviharv.
kraav on peaaegu piiri mööda, piir on selle sihi keskel. Nii, mis siin siis on? Mis mullakased siin on? Siin on täitsa turva muld. Peaks märkima, see on täitsa turvas siin üleval. Alla on toor huumus. Ja kergelt leetunud ka, sest siin mustikad kasvavad siin ja mustikad on väga happerist seda juureeraldist või mis iganes on. See tekitab siis leetumisprotsesse, aga eks okaspuud teevad seda sama. No nii, natukene, siin on mingi väike kraavik tehtud naabri peal. Naabri tüki peal ka nakka kuiema, see on naaber kõnelikum. Aga vaata see turvas siin. See on nüüd, kui ma arvan, et 20 aastat peaks ikka ära lagunema, siis on ka juba T3 turvas siin. Igal pool on hästi lagunenud turvas. Hakkavad puud ka paremini kasvama, elaldab seal lämmastikku ja muid selliseid asju. Ja peamiselt lämmastikku ja kaalima siis selle lagunemisel. Aga miks siin nii märg on, see ongi see, siin all on savi. Veel ei ole kuskile minna. Ja see maastik on just tasane ka. Nii, läheme sinna poole. Siin on komamõts. Nii, ilusti vesi voolab. Nii, siin on jälle natukene turvast. See päris sooniku koht. See sooniku ei taha eriti miski kasvada ka, see on pidev liig niiskus. No nii, ongi jõudnud siiamaani. Nii seda suuremat kraavi sai eelmisel aastal süvendatud. Eelmise aasta sügise paika minu meelest. Vaat nii, sellised lood. See on ka nakke metsa arvendatud, ehk siis 5 või ütleme 10 aasta pärast saab seda maha võtta, siis on nakka juurde kasvu ka, aga okei.